No sündinud olen ma Pärnus maikuus 12. päeval ja mind ristiti ka juba üsna varakult. Ma olin napilt alla 1 aasta vana. Sündinud olen 12. mail, aga siis aasta hiljem 8. mail ristiti, emadepäeval. Vanemad olid ka laulatatud, aga kodus ma mingisugust sellist usulist kasvatust või mõjutust ei saanud. Ainsad, keda teadaolevalt tean, et kes olid usklikud, oli mu mõlemalt poolsed vanaemad. Emapoolne vanaema kuulus õigeusu kirikusse ja teine vanaema oli Luteri kiriku liige. Aga kasvasin niisama, ilma siis otseselt kristliku kasvatuseta. Õdesid vendi ei olnud, ainus laps. Et kuigi vanemad hiljem lahutasid, mul ometigi oli, ma arvan, väga hea õnnelik lapsepõli, et mul ei ole mitte midagi selle koha pealt ette heita ja võib-olla pigem isegi helitati liiga palju ära, ma ei tea. Mina olen lõpetanud 15. õhtu keskkooli Tallinnas. Aga enne seda käisin Tallinnas 46. keskkoolis, et seal Sõle tänaval. Mulla tänav, jah, Mulla tänaval just, seal majas. Enne seda. Ja Pärnus käisin Pärnu esimeses keskkoolis, kui ma Pärnus elasin veel. Need usuteemadega ka väga siis ei tegelenud. Et vahel mõnel korral käisime ekskursioonil, mäletan ühte korda, käisime Leedus ja siis külastasime ka, siis läksime sisse ühte katoliku kirikusse. Et seal midagi otseselt ei toimunud, seal küünlad põlesid, lambid põlesid ja siis altaril põles ka see punane tuluke armulaua selle karbi juures. Et kuidagi, ma ei tea, aga seal lihtsalt oli selline eriline tunne, et siin nagu midagi on, midagi elavat või. Aga see jäi selleks lihtsalt, see selleks. Et mingit püsivat mõju otseselt ei tea, et sellel oleks olnud. Kirik, usuga võib-olla seotud ka üks natukene usule tulemisega üks ka hobi kaudselt. Ma olen spordihuviline ja armastan väga palju jalgpalli. Ja ükskord ma vaatasin ühte Euroopa klubide sarja mängu ja see oli kaheosaline, esimene mäng kodus, teine võõrsil. Kodus lemmik meeskond tegi viigi 2-2 ja võõrsil, et edasi pääseda, pidid nad siis kas võitma selle mängu või tegema suuremate numbritega viigi. Ja nad jäid mängu alus kaotusseisu, ma olin kole kurb. Mingil hetkel nad viigistasid. Aga mäng hakkas lõpupoole tiksuma, ma olin kanges ja tahtsin, et nad võidaksid. Ja ma ei saanud midagi muud teha. Mingil hetkel oli pähe, et ma palvetan. Siin põlvili maha, mäng oli lõppemas, kohe mingi paar minutit oli jäänud ainult. Ja palvetasin, et see meeskond võidaks siiski, vaatamata kõigele. Ma jõudsin püsti tõusta. Põlvede, just voodini ma veel ei jõudnud minna, et istuma hakata ja nad lõid värava. Ja siis oli selline tunne, nagu oleks puuga või pudrunuiaga pähe saanud lihtsalt. Kõik siin täielikult nagu ehmatas ära või selline moodi šokk oli. Ja tükk aega istusin ja mul lihtsalt põlved olid nõrgad peale seda. Ja siis mul jõudis saas kohale, et nad ju võitsid tegelikult, peaks rõõmustuma. Aga rõõm oli, aga samas oli ka väikene selline kerge kohkumus, et kogesin midagi sellist, mis ületas nagu minu arusaama ja taju. Aga see jäi ka selleks, et sellest ei olnud mingisugust püsivat jälge, vähemalt teadaolevalt ei olnud. Ja alles võib-olla 89. aastal ja 88. aastal tegelikult ka, et siis avanesid kirikud, hästi palju igasuguseid kontserte, muusikat oli. Ja 89. aastal tuli selline väikene
isiklik kriis. Et oma tuleviku suhtes natukene ja ka suhtes ühe inimesega. Hakkasin harrastama jalgsi matkamist ja tulin ka matkalt siis nagu tagasi. Ja siis oli see kriisi võib-olla üks selline kõrgpunkt ka. Et matk oli väga tore, seal sai nagu olla looduses, puhata, mõtiskleda, aga midagi nagu oli veel vaja. Ja siis ma hakkasin lihtsalt käima mida kirikuid, kontserte kuulamas, muusikat kuulamas. Et mitte selleks, et Jumala poole pöörduda, et mitte palvetada, vaid lihtsalt muusikat kuulamas, saad olla oma ette ja mõtled oma mõtteid siis oma nende kriisidega seoses. Ja käisin mitmes Tallinna kirikus ja ühe viimasena ma jõudsin Kaarli kirikusse siis. Igal pool mujal ma tundsin ennast natukene kuidagi veidikene nii nagu rusutuna või survestatuna. Aga seal nagu ukse sisse astusin, et tundsin kuidagi, et nagu nii avali valge, et kuidagi vaim lendas ka lae alla välja. Ja siis ma hakkasin seal kontseritel käima eelkõige. Ka mujal, aga eelkõige seal. Ja mingil hetkel läksid need mõtted nagu ka Jumala peale. Eelkõige sellepärast, et seal altari kohal on see suur mosaiik, mitte mosaiik, aga fresko kutsuva Kristusega. Ja näis, et ta alati vaatab minu peale nagu ka kutsub mind. Ja mingil hetkel seal ükskord, ma arvan, see on mingi detsembrikuu, et siis tuli äkki selline mõte, et ma peaksin talle nagu pihtima. Ja kõik need asjad, mis nagu koormasid, mida ma tundsin, olin valesti või halvasti teinud, olin võib-olla kellelegi teisele pahasti teinud, et ma peaksin need nagu endast nagu välja andma, välja valama, et ei tea, kus see mõte tuli, aga see tuli. Ja ma seda tegin ja see tuli nagu jooksva lindi pealt täiesti. Jooksva lindi pealt, et nad tulid, ma pidanud midagi meenutama ka õieti ega meile tuletama, vaid lihtsalt tulid ja lihtsalt valasin endast selle täiega välja. Ja pärast seda, kui ma sealt kontserdilt kodu poole läksin Tõnismäelt alla trollipeatuse poole, oli selline tunne, nagu tuul oleks ära kandnud, et nii kergena tundsin ennast füüsiliselt, nii kergena. Ja siis ma sellest päevast peale hakkasin ka pidanud kontserditel, vaid ka pühapäeviti kirikus käima seal Kaarlis. Vaatame see Jumala teenistust natuke, mis seal tehakse ja huvi tundma nagu liturgia ja jutluse vastu ka. Ja ühel korral sattusin siis ka detsembrikuus jälle sattusin Leeri õnnistamisele seal. Ja siis ma sain nagu aru, et ma peaksin ka Leeri minema. Et see on võib-olla üks asi, mida ma vajasin. Nägin ühte tuttavat ka seal ja see oligi, keda ma matkakaaslane oli seal. Ja see oli minu jaoks oli see sõnum, et mina peaks ka minema sinna Leeri kooli. Sest ta kuidagi nii rahulik, nii säras seal, nii rõõmus tundus olevat. Ma tahtsin ka seda saada, seda rõõmu ja sära. Ja siis läksingi. Et läksin siis järgmise aasta, 90. aasta esimesse Leeri. See hakkas kohe seal jaanuarikuus peale ja lõppes siis Paastumaaria päeval, 25. märtsil. See langes ka pühapäevaga kokku siis. Et see oli selles mõttes huvitav, hästi tore sündmus. Aga see Leeri kool iseenesest oli väga oluline, et see on hästi palju minu jaoks olulist huvitavat informatsiooni. Õpetajad olid väga toredad, õpetaja Einar Soone ja õpetaja Mihkel Kukk. Et kui me pärast pidime otsustama, et seal 2 pihtkonda, et kelle alla ma nagu ennast nagu määratlen, oli ka raske, et ühel korral, kui oli õpetaja Einar Soone tund, siis tahtsin nagu tema alla mõtlesin. Kui oli Mihkel Kukke tund, siis nagu tema alla. Ja siis ma jäin lõpuni ja viimases tunnis nad olid 2. Et olid mõlemad seal, võib öelda, mõjutasid. Ja siis olingi dilemma ees, et kumba ma siis valima peaksin. Aga seal võib-olla valiti ka minu eest natukene, et ma jäin seal natuke jällegi rääkima. Ja mingil hetkel Einar Soone seal juures enam ei olnud, olid Mihkel Kukk seal juures. Ja siis ma ütlesin, et ma tulen teie juurde. Ja kuna tal neid tulijaid oli ka natukene vähem kui Einar Soonel, siis sobis asi väga hästi. Ja
siis oli tore asi veel seal juures see, et seal anti nendel, kes selle leeri sellise testi tegid ilma vigadeta täiesti õieti, neil oli ette nähtud seal, loositi välja mõned auhinnad, 7 auhinda selle hulga peale seal, kes olid puhtalt teinud. ja ma ei ole kunagi tahtnud väga loteriiga võita või niimoodi, aga seal ma tahtsin kangesti midagi võita. Kangesti tahtsin kohe. Ja siis oli niimoodi, et 7 auhinda ja hakatigi tagantpoolt peale, et kõige esimesena siis kõige, noh, suhteliselt kõige vähem väärtuslik auhind. Nii. Ja ma sain kohe selle, pauhti sain mina. Et ja auhinna number oli ka 7 veel, et tuli siuke tore numbri kombinatsioon. 7 auhinda, 7. auhind, mille ma sain, noh, nii tagantpoolt võetuna siis hakati arutama. Ja see oli Eesti kirikut orelit, Eesti kirikut orelit plaat, Kalli number 7. Et tuli ilus kombinatsioon ja see oli nagu ka selline kinnitus, et olen nagu õieti teinud. Minu jaoks oli see kinnitus, et seal leeris sai käidud. Ja siis tuli selline nagu ka soov, et ennast kirikuga veidi rohkem siduda. Ja jälle, noh, ma arvan, et see oli ka Jumala juhtimine. Kaarli kirikus oli tollal 2 kirikuteenijat või kirikumeest nii-öelda. Üks kirikumees oli tädi Õie, kes vanem naisterahvas seal, pikaajaline, see Gustav liige. Ja teine oli Jaak Aus. Jaak oli meil ühtlasti ka üks neid leerigruppide, seal oli ära jagutud väiksemateks gruppideks ja üks ka nende juhendajaid seal. Ja kuna ma ennast pühapäevati ka seal teenistusel ikka näitasin sagedamini aeg-ajalt, siis ta ükskord tuli mu juurde ja küsis, et kas ma ei oleks huvitatud talle paariliseks tulema. Et tädi Õie tahaks rohkem nagu kõrvale jääda, ta ei jaksa enam, aga ta oleks paarilist vaja. Et vaheldumisi 1 nädal tema, 1 nädal mina. Siis ja pühapäeviti oleme koos. Ja mulle see variant tundus huvipakkuv ja kuna oli juba siis väike mõte ka tekkinud, et äkki peaks õppima minema ka seda teoloogiat, siis see sobis ideaalselt, see variant. Et saada nagu kõrvalt seda tööd näha, õpetajate, noh, seda tagatuba ja selliseid, küsida ka nende käest vajaduse korral ühte teist asja. See sobis ideaalselt. Ja võtsin selle pakkumise vastu ja siis hakkasingi seal siis Jaak Ausi paariliseks kirikumehena. Ja kui aasta hiljem tekkis võimalus minna õppima Usuteaduse instituuti, no siis läksingi sinna. Et sellel korral oli hästi palju soovijaid juba, see oli juba vaba aeg. Ja meid oli vist 30 soovijat umbes. Aga seal oli ka väike piirang vastuvõtmise osas ja tehti ka sellised väiksed testid. Piibli tundmises ja katekismuses ja veel seal vist ka kiriku ajaloos võib-olla ja milles veel. Igatahes ma osutusin ka siis 1 vastuvõetuks ja siis hakkasin Usuteaduse instituudis käima. Ja siis õppisin seal oli sessioonõpe, et õppida siis, tuli nädal aega, oli enamasti seal mingid sellised eksamid, loengud ja siis ülejäänud aeg pidid iseseisvalt õppima. Kord kuus oli see sesside aeg. Õppisin ja paralleelselt siis olin Kaarli kirikus tööl. Ja aasta aega hiljem, kui mul oli juba natuke eksamid juba antud ja oli vaja praktika kohta endale leida. Et kuna Jaak Aus ta tahtis nagu Kaarlisse jääda praktikandiks, siis ma mõtlesin, et ma peaks mujalt otsima kuskilt praktika kohta endale. Ja jälle juhtimine võiks öelda, ma arvan. Kaarli koguduse organist Marika Kahar. Tema küsis mu käest, kui ta teadis minu huvist, et ma olen nagu huvitatud praktika koha leidmisest. Siis ta sama selle kuulis teise inimese käest, et tal on praktikanti vaja. Ja siis ta viis meid kokku Kose koguduse õpetaja Randar Tasmutiga, kelle senini praktikant siis Jaan Lepik lahkus sealt. Ja noh, see ka mulle sobis, käisin koha peal ennast tutvustamas, tingimused sobisid, hakkasin seal käima. See oli aasta 92
jah, 92 suvi. ja esialgu siis olin seal praktikandiks, siis sama aasta detsembris ordineeriti diakoniks koha peal 4. detsembril. ja siis sellest natuke rohkem kui aasta hiljem, 94. aasta 12. jaanuaril, siis ordineeriti tollal sellise tiitliga nagu diakonõpetaja või aseõpetaja. tänapäeval meid enam neid ei ole. Me olime kolmekesi viimased, Jaak Aus, Illimar Toomet, Märjamaa õpetaja ja mina. ja see tähendas seda, et anti kõik õpetaja õigused, aga olin lõpetamata haridusega veel ja siis risti ei tohtinud kanda. Et see oli see vahe. Ma kõiki õpetaja toimingut tohtisin teha. ja siis Kosel olin kuni aastani 97. jah. ja 97. aastal siis sügisel õnnestus Usuteaduse Instituut lõpetada ja siis tuli leida omale praktika koht. Enne seda lahkus ka Kose koguduse õpetaja Randor Tasmut, aga kuna mul selleks hetkeks ei olnud täisharidust käes, ei olnud lõpetanud veel, siis ma ei saanud sinna kandideerida. Ja mul tuli otsida endale teine uus siis töökoht. Ja kuna ma natuke ikka Tallinna Harjumaaga seotud ja väga ei tahtnud kaugele ka minna, elukoht oli Tallinnas ja noh, ema oli Tallinnas ja et siis püüdsin nagu lähikonnas leida võimalusi. Ja siis tuli selline informatsioon, et on olemas Kaitseväe kaplanite kohad. Kuna sõjavägi on alati natuke huvi pakkunud, et siis mõtlesin, et võiks ju proovida. Ja 98. aastal siis käisingi kaplanite orientatsioonikursusel. Ja kuna see mulle seal nagu meeldis ja sobis ja siis oli ka võimalus pakkumise näol teenistuskoht leida, võtsin selle vastu ja hakkasin siis kaplaniks. Et esimene teenistuskoht oli vahipataljonis Rahumäe teel tollal. Kaplan on põhimõtteliselt sõjaväe vaimulik. Meie oludes ta kannab ka vormi, igal pool ei kanna vormi, mõnel pool ta käib ainult siis, kui on mingi väljakutse, kutsutakse teenistust pidama, kutsutakse mingiks juhtumiks kohale. Aga meie oleme sellise süsteemiga liitunud, kus kaplan kannab vormi, tal on auaste, ta omab sellist elementaarset sõjalist väljaõpet, baasõpet nii-öelda. Ja ta üldiselt peaks olema siis ka kaasas oma väeosaga alati. Õppustel kaasas, kui on mingi lahingolukord, siis läheb kaasa ka siis sinna lahingusse. Ta on küll seal staabi juures, aga ta on seal olemas alati. Ta on üks nagu teiste seas, nii peaks olema vähemalt. Nii on ta ka mõeldud. Ja sellepärast ka, kuigi need funktsioonid natukene ka sarnanevad võib-olla ka psühholoogi omadega, kes on ka kaitseväes olemas. Aga nemad ei ole vormikandjad. Nendel on tööpäev kell 8 kuni kell 5, kabinet keeratakse kinni, minnakse koju. Aga kaplan on alati väeosa juures olemas. Psühholoog ei tule ka rindele kaasa, ta tule õppustele kaasa. Ja selle töö nagu üks eeldus ongi see, et sa oled selle isikkoosseisu jaoks olemas. Nii ajateenijate kui ka kaadri, need, kes on kutselised sõjaväelased jaoks olemas. Et pead olema nende jaoks ühelt poolt vaimulikuna siis. Et ametlikult üks funktsioon on olla väeosa ülema nõustaja vaimulikes usulistes küsimustes. Et kui on seal mingid rivistused seal, siis tuleb ka mingi kõnega noorsõdurite vandetõotuse andmine näiteks.
või vabariigi aastapäeva rivistus siis esineda ka kõnega seal. Olla valmis neid alati ära ka kuulama, olla ka selles mõttes ka see hingehoidja, kes peab ka pihisaladust, mida psühholoog ei pea pidama iseenesest. Võib pidada, aga ei pea. Nii kaadrikaitseväelaste kui ka ajateenijate suhtes, eriti kui on kodust ära, siis võivad need isiklikud teemad väga esile tulla ja kuhjuda. Samuti on need tseremooniate läbiviimine, ametlikud tseremooniad, ka kui on huvilised galeerikooli läbiviimine, kuulutad välja selle, käivad sul seal nendel soovivatel aegadel ja lõpuks viid nad siis ka leeri õnnistamisele. Ja siis pärast aitad liituda ka mõne kogudusega, mis neile siis sobib elukondlikult või muu osa poolest. Kui on olemas juba inimesed, kes, eriti just ajateenijad, kellel on juba kuuluvus kuskile kristlikusse kirikusse, siis ka hoolitseda nende nii-öelda usuvabaduse teostamise eest. Et pühapäeviti näiteks siis võtsin nad auto peale ja viisin nende oma kodukirikusse. Kelle Pirita sinna Purjespori keskusesse, seal oli selle Metsala Valguse tee, jah, kogudus näiteks. Mul juhtus olema selline ajateine nagu Timo Lige seal ka juhtumisi näiteks. Ja ühe viisin metodisti kirikusse näiteks ja kolmanda hoopis katoliku kirikusse ja pärast korjasin nad peale. Ja see ühega siis veetsin teenistuse, siis olingi selle Timo Ligega olin koos ja siis pärast korjasin teised metodist omad ja katoliku poisi peale ja siis viisin nad päevasse tagasi jälle omakorda. See oli just noorsõduri ajal, kus nad ise nagu iseseisvalt käia ei tohtinud väljas. Esimene 3 kuud. Siis kõik ka muud talitused, ka vahel tuli mõni kurvem sündmus ette, tuli ka mõni matus ette võtta. Ka üks ajateenija sai surma näiteks õnnetuse läbi, ka see matuse korraldamine ja selle surmasõnumi viimine ka siis tema lähedastele. Autoõnnetus oli lihtsalt. Ja siis ka abielu sõlmimine, kuna mul on abielu sõlmimise õigused, laulatusõigused kõik olemas, siis ka need ja neid on ka tulnud ikka aeg-ajalt teha. Eelkõige just kaaderkoosseisu osas. Et vaimlikud valitused, hingehoidlikud töö ja samas ka lihtsalt ka olemine, rääkimine, ka vaba ja sisustamine tegelikult. Et kui just jõulude aastavahetuse ajal on sõduritel palju vaba aega, pooled on kodus, pooled on koha peal ja kaaderkoosseis on ka enamasti siis, et nad seal lollusi tegema ei hakkaks ja päris igav ei oleks, siis tuli ka nende aja sisustamisega tegeleda. Et sai korraldada mind sellised viktoriinid vahel ja kutsutud mõne esineja kohale esinema ja et neil oleks ikka natukene midagi, jõululõunat organiseerisime seal natukene ja et oleks ikkagi selline pühade tunne olemas. Et ka selline heaolu, vaba ja sisustamine natukene. Need on need põhiteemad võib-olla, jah. Usuline teema, hingehoid, vaba ja sisustamine, ka siis erinevad tseremooniad, läbiviimine. Just kõige tähtsam on olla koos, osaleda nende väljaõppes, osaleda nende tegevuses, sest see on selle kaudu, mille kaudu sa saad omaks. Mille kaudu tekib usaldus ja sa oled üks meie seast. Et vorm on üks asi, auaste paneme su paika, et kes sa oled nagu hierarhias, eks ole, et ka suhte sinusse. Ja siis ka ohvitserid, teised ohvitserid ka arvestavad sinuga rohkem sellisel juhul. Et oled üks nende seast, et sa ei ole keegi suune alam nende silmis, nende jaoks, et vahel võib ka see oluline olla. Ja üks moment on tegelikult veel, et kuna kaitsevägi on üles ehitatud hierarhiliselt. Sõdurid, allohvitserid, siis ohvitserid ja ka oma juhtkond veel. Et kui ajateenijal tekib mingi teema, mingi probleem, et selleks, et kui ta tahab viia selle teema väeosa ülemani välja, siis ta peab eelnevat hierarhiat läbima. Et kõigepealt küsima luba oma jaoülemalt.
jaoülem omakorda ütleb edasi siis juba seal rühmaülemale. Rühmaülem omakorda kompanii ülemale. Kompanii ülem siis viib selle teema päevase ülemani välja alles. See astmega. Aga kaplan on selles mõttes nagu punane liin, et ta võib otse viia. Et kuna ta võib suhelda otse päevase ülemaga, ta võib otse ajateenisele mure probleemi isiklikult viia päevase ülemani kohe, kiirliinina nagu, mitte sellise aega võtva nagu protseduurina. Seda pastori särki kanname enamasti siis, kui on mingisugune ametlik tseremoonia kuskil. Ja enamasti ka siis, kui see toimub kirikus kuskil või sellises siseruumis. Kui on väljas on mingisugune teenistus õues, siis ei pruugi seda pastori särki kanda. Et lihtsalt vormi, ja seda pastori särki kantakse enamasti ikkagi siis, kui on see tavavorm, et on see vormimütsiga ja mitte see laiguline. Et kantakse, kui need viigipüksid, kui on see mundrikuub, eks ole, koos pagunitega ja siis ütleme, siis kantakse seda vaimuliku särki seal juures. Ja enamasti ka kantakse seal juures sellist kaitseväe stoolat, aga see musta värvi ja siin kaitseväe selline sümboolika on peal, must selline sall nii-öelda või stoola. Ka laigulise vormi juurde, et välivormi juurde, see on välivorm. Et seal on ka laiguline stoola olemas. Ja seal ei pea olema seda pastori särki. See on teenistuse ajal, siis saad selle stoola järgi aru, et on. Aga peale selle tal on kannab ka eraldusmärke. Tavavormis selle pintsakuga, siin on olemas tasku koha peal on väikene siis ristikene. Kui maaväes oli mul väikene siis kullatud ristikene, kuna vorm on selline kakivärvi. Kui ma õhuväes olin, siis mul oli selline hõbedane sinisega ristikene, kuna õhuväe vorm on kui sinakasall. Rist on siin peal, selle järgi tunneb ära kindlasti. Ja siis selle vormi kuue lõkmete peal, no lõkmed on need kohad siin, kus need, et reväär tuleb siin. Et siin on siis ka kaplani märk on, see on siis Kreeka, ei see Malta rist. Malta rist on selline arnevate, selliste laienevate otstega rist, võrdahaarse pikkusega rist on siin peal. Ja see laigulise vormi peal peale selle, kuna seal muid eraldusmärke pole, siis on siia tikitud, õmmeldud ja tikitud musta risti kujutis. Siin peale, selle järgi tunneb ära. Et tavaliselt nimi on ära toodud, eks ole. Nimi on vormimüts, selle nimi on selle laigulise mütsi taga peal. Ees rinna peal on nimesilt, et kellega tegemist on nimeliselt. Siis on see näitab ära siis selle eriala, et mul on vaimulik, olen kaplan. Ja siis on veel auastme siis tunnus ka kuskil olemas. Et see on ikkagi ära tuttav, jah. Ja see on vajalik omadele, aga see on ka vajalik tegelikult ka sõjaolukorras vaenlase jaoks. Sest kaplanid on selline kontingent, kes käivad nüüd Genfi konventsiooni kaitse alla, nagu meditsiinipersonalgi. Et neid tegelikult, kui nad ise sõjategevuses, ütleme relvaga ei osale, tulistada ei tohiks tegelikult. Me kanname küll ka sõjaolukorras, meie kaplid võivad kanda ka relva püstoli näol, aga see on jällegi enesekaitseks ja on mõeldud siis, kui mingisugused loomad näiteks ründavad või sellises olukorras. Ja kui ta seda ei kasuta, siis tegelikult kaplan käib Genfi konventsiooni kaitse all, et teda ka tulistada ei tohi tegelikult. Ja see on ka vaenlasel, et vaenlane näeb seda ja siis ta ei tohiks seda teha. Aga kas ta teeb seda, ma ei näinud, mul oli prill ees, eks või mis iganes, et jah. Päris algusaegadel selle patriotismiga oli kangesti kehvasti küll, et üritati nagu vältida ajateenistust ja sealt nii-öelda kõrvale nihverdada. Ja ajateenistus tulid alguses suuremas osas põhiharidusega, lõpetamata keskharidusega, põhiharidusega ja väga palju just nimelt vene keelt kõnelevaid noormehi. Et Eesti poisid kippusid paljuski viilima, eriti need, kellel oli keskharidus juba olemas, sest sellest nähti nagu ajakaotsi minekut või sihukest raisatud aega, et seal ei ole mõtet. Aga hiljem need asjad on veidike ikka paranenud. Seda viilimist on kindlasti praegu ka, aga tunduvalt vähem.
ja üsnagi palju on neid poisse, kes tulevad ka teenistuse ise vabatahtlikult. Nad teavad, et nad peavad ajateenistuse läbima ja nad tulevad ise vabatahtlikult, et ma tahaks nüüd selle ära teha. See annab plussiga, et kui vähegi võimalik on, siis kes vabatahtlikult tulevad, nad saavad valida endale ka väeosa ära. Et muidu neid määratakse, aga nad valida, kui vabatahtlikult tullakse. Ja nad saavad omale sobival ajal selle ära teha, ühildada ka oma haridusteega, et ei lähe see aeg kaotsi. Nad saavad oma eksamid ära teha, sisseastumiseksamid ja näiteks eelnevalt teevad oma ajateenistuse ära ja probleem on lahendatud, edasi see teema neid enam ei kummita, saavad ilusti õppima minna. Meil üks sideallohvitser, Veebel Pliiats, toleda perekonnanimega. Ja tema viis oma mingisugust sidealast temaatilist tundi ajateenijatel läbi, uued ajateenijad olid, noorsõdurid. Ja nemad ka hakkasid seal rääkima, et seal pole ju mõtet ja see on aja raiskamine ainult, ei taha siia tulla ja et millest ajateenistust vaja on seal niimoodi. Aga tal oli väga hea vastus selleks olemas. Ta näitas nendele uutele noortele väljas olevaid neid ajateenijaid, kes hakkasid teenistust lõpetama. Ühesõnaga olid varsti demobiliseerimas. Küsis nende käest, kas teie ja nende vahel on mingisugune vahe? Jaa, on küll. Siis ütles, vaadake, senikaua, kui see vahe on olemas, seniks on kaitseväge vaja. Et minu arust väga tabavalt ja väga hästi, et seal toimub mingisugune kvaliteedi muutus ikkagi ja ju ta mingi koha pealt on vajalik. Aga ilmselt sageli sellest saavad tagant järele ka alles aru. Aga ma arvan, see patriotismi praegu ikkagi, ei ole võib-olla ideaalis päriselt, aga sellega on tunduvalt paremad lood kui algusaegadel ikkagi. Kaitseväe saab hästi süüa, aga paljude jaoks on ka eriti rasketel aegadel, kui see näiteks masu oli, see oli suur asi. Paljud kaotasid ju töö sel ajal, ka noored just eelkõige ja kel polnud väga ka haridust veel omandatud õieti. Ja said seal korralikult süüa, said ka natuke ka päevaraha peale selle. Et neil oli hea elu seal hästi ja korralikult süüa, hästi saab süüa seal. Käisid? Ma ei ole nõukogude ajal teeninud. Et sellest mul, ma ei saa öelda, ma oleks viilinud kuskilt, aga mul õnnestus pääseda. Et kuidagi, et põhimõtteliselt esimene selline asi oli see, et mul anti kõigepealt aasta peale pikendus, kuna mul ühel hetkel tuli keskkoolis, ma pidin tegema katkestuse sisse, et aasta tervislikel põhjustel. Ja siis ma lõpetasin keskkooli aasta hiljem. Ma sain kohe pikendus selle peale 1 aasta võrra, et keskharidust lubati omandada. Siis peale seda siis läksin õppima, mitte sellise mõttega, et viilida sõjaväest ära. Läksin õppima tehnikakooli 19. See on teenindusalane kool ja seal oli 2-aastane kursus raadiote ja telerite remondi mehaanik. Ja samas see oli nagu nii-öelda sõjaline selline sõjaline selline eriala. Loeti sõjalise erialaks seda. Ja need oleks kindlasti kohe ära rakendatud kuskil mingi sideväe osades või kus iganes. Ja siis see andis kohe mulle 2 aastat sinna pauhti ilusasti otsa ka. Ja siis oli meil juba ka selline liikumine olemas, nagu oligi see Genf 49 toimis siin ja survestati. Ja olid praktiliselt käes juba need vabamad ajad. Et veel ei olnud nõukogude aeg lõppenud, aga ma käisin ühe korraga komissariaadis veel, aga siis sel hetkel ei võetud enam sealt ära ja rohkem mind pole ka tülitatud sealt sellest ajast peale. Et siis ma olin niimoodi ripakilooter ja ma tean, et paljud teised ka juba selle ajal enam ei käinud, mõni üksik käis. Et lihtsalt jäi. Kaitseväes oli mingi 7,5 aastat puhtalt. Et siis siirdusin piirivalvesse. Et see oli selline edutamise võimalus, nagu sain kõrgema ametikoha seal. Oli võimalus saada. Aga tollal oli piirivalve selline huvitav süsteem, et ta allus Siseministeeriumile, Kaitsevägi allus Kaitseministeeriumile, piirivalve Siseministeeriumile.
aga piirivalve oli samas sõjaliselt korraldatud ja tema kohta käisid kaitseväeteenistuse seaduse need reeglid ja sätted. kõik need auastmete andmised, kõik need tagatised, noh, riiklikud pensionid, värgid, kõik käis samas rütmis tegelikult. ja siis ma võtsin selle koha vastu ja siis tulin sealt Ämari lennubaasist ära. enne jõudsin ka rahuvalvemissioonil ära käia siis korra vahepeal, 1 aasta Bosnia-Hertsegoviinas aastal 2001-2002 ja siis piirivalvesse ja piirivalvekaplaniks. Alguses oli see mõeldud niimoodi, et ma oleksin seal nagu see vanem või juhtkaplan, et seal eeldati, et võiks mõni veel olla. Et kuna piirivalve erinevad ka sellised üksused olid hajutatud üle Eesti laiali piirkondade kaupa ja siis nende kordonite kaupa. Aga siis tuuled muutusid ja ma juba jõudsin oma kontseptsiooni valmis kirjutada seal niimoodi, et millist ma näen Eesti piirivalve kaplanaati, et seal kui mitu tükki kuskile vaja ja mis piirkondadesse ja see nägemus, üldnägemus sai koostatud. Ja siis tuli pauhti selline teade, et piirivalvelt võetakse siis need ajateenijate ettevalmistamise ülesanded ära. Et varem oli ka piirivalves võimalik ajateenistust läbida ja see läks samaväärselt arvesse nagu kaitseväeteenistuski. Et võeti need ülesanded ära, see Remnikuse piirivalvekool siis kaotati ära. Ja sellega seoses ka struktuurid muudeti ümber ja siis polnud ka, leiti, et ei olnud vajadust enam siis ka juurde kaplaneid võtta, et piiris aitas minust küll kogu piirivalve süsteemi peale. Ja seal ma siis lihtsalt aeg-ajalt käisin siis mööda Eestit mõne loenguga esinemas, vahel sellised mälestusüritused, näiteks piirivalve asutaja kindral Kurvitsa seal mälestuspaigas, see on Äksi lähedal Tartumaal, seal Surnuajal. Ja seal mööda kordoneid seal aeg-ajalt üritusi kordoneid avamas ja õnnistamas ja piirivalve lennukeid ja kopterid õnnistamas ja siis uusi kordoneid õnnistamas ja ka see üks surmaga lõppenud juhtum, üks mees uppus siis seal kohapeal siis sellist hingehoiutööd tegemas ja siis pärast ka see matmistalitus nagu toimetamas. Ka jälle siis galeeritamist oli samamoodi ka. Ja see oli üle Eesti Vabariigi siis sai käidud ja siis juhtus selline asi, et ka piirivalve ühendati politseiga hiljem juba. Ja siis ma olin ühtlasi ka politseikaplaniks, et tuli käia nii piirivalve kui politsei siis koosseisu teenimas. Kuna ma olin siin Harjumaal Tallinnas eelkõige, siis enamasti oli politseinikud siin. Et kõige suurem prefektuur Põhjaprefektuuris oli siis tollel 5 jaoskonda, üks oli Maardus, Ida-Harju, Lääne-Harju oli siis Sauel keskusega. Siis Tallinnas oli siin Kesklinna ja Põhja-Tallinna jaoskond, Mustamäe jaoskond ja siis ka Lasnamäe jaoskond. Ja seal siis enamasti sai patrullides kaasas käidud, et politsei patrullides sai ka päris hoolega osaletud. Ka Lasnamäel siin aktiivsemalt. Ja kõige üks töisem päev ongi meeles Lasnamäelt tegelikult, et täiesti tavaline argipäev. Ja meil oli väljakutseid, oli vist mingi 18 või 19 vist. See on ikka mega palju, topelt koormus praktiliselt. Vähemasti väiksed asjad, aga ja seal juhtus ka aeg-ajalt ühte ja teist selliseid markantseid juhtumeid. Et ühena siis ka patrullpolitseinikest kaasas. See on ka sama asi, et olla kaasas. Olla kaasas, olla selline võivad usaldusisik ja see kaasas käimine nagu tegigi selle, et sind võetakse nagu omana vastu, et sa ei ole keegi kuskil kontoris, kuskil seal laua taga ja siis ja seal võtab jalg üle
põlve võtab vastu kedagi, et sa just rääkida töö kõrvalt, olla nende kõrval, kogeda ka seda, mida nemad kogevad, tunda seda koormust, neid raskusi. Väga palju on tulnud suhelda ka erinevate inimestega, erinevatel tasanditel ka, et nii ka omavalitsuse tasandil kui ka mingite asutuste, ka juhtidega vahel, ka siseselt. Ja just siinkaudtööd on hästi palju tehtud väga erinevalt. On käidud haiglates, on käinud nende juures, kes on omaksed kaotanud, nekkel on mingid pereprobleemid olnud, on teis ajateenistuses või on tüdruk ta maha jätnud või mis iganes, sellised ka suitsiidi teemad ka. See hästi mitmekülgne selline teemade ring. Et kindlasti iga keskkond natuke erineb, aga igalt poolt oled sa midagi eripärast nagu saanud ja nad ikkagi mingil määral natukene sarnanevad või võib-olla kattuvad vahelgi. Ja ka igal pool on tegelikult ka tulnud ka vaimulikku tööd teha, isegi seal, kus otseselt võib-olla see põhiülesanne nende jaoks ei olnudki see, et ma õpetaksin seal mingit piiblit või seal on eeldatakse, sa teed muud asja rohkem. Aga kes vajavad, siis ka see usuõpetus, kristlik kasvatus, need kuuluvad ka nagu ikkagi tegevuse juurde. Et see mõttes ka pole päris rooste selle koha pealt läinud, et ka nende asjadega on tulnud tegeleda, ka piiblit ikka pidevalt lugeda, ka seda tundma õppida, et see on alati vaja igal pool. Küsi, mis vaimulikku tööd teed, ka palvetamine samamoodi, eks ole. Ja ka võib-olla see asi, et väga erinevates oludes on tulnud seda vaimulikku tööd teha nii siseruumides, nii kirikus, kabelis kui ka kohandatud ruumis, ka väljas, välitingimustes, õues, igal pool. Ja isegi raske nagu rääkida, et mis on väga olulised on ikkagi esmaselt need just tingimused, inimeste omavaheline läbisaamine, et omavahel oleks olemas selline osaduslik ühtsus, vastastikune hoolivus, armastus. Kirik isegi tegelikult iseenesest ongi kõigepealt kogudus, on need inimesed eelkõige, kes seal moodustavad, need on need ehituskivid. Ja esmaselt peab olema see omavaheline osaduslik, hooliv, armastav side. Et siis tekib alles kõigepealt baas, mille pealt saaks nagu edasi minna. Loomulikult on tähtis kinni pidada ka õpetuslikest alustest. Ka usuelu on tähtis, et elavdada seda, edendada seda, et me ise loeme piiblit, uurime piiblit, et me regulaarselt palvetame. Ja sellega me ehitame ise ennast üles, areneme usuliselt, vaimselt, ehitame ise ennast üles, saame tugevamaks kristlaseks. Aga sellega ühtlasi me ehitame kogudust üles, sest kui igaüks saab tugevamaks, siis ka siis ka kogudus saab kasvada, saab tugevamaks. Selleks on mõistagi vaja siis ka regulaarset kooskäimist, regulaarset siis jumalateenistuslikku palve elu osadusega, kus me käime ka koos. Need inimesed, kes hoolivad, armastavad üksteist, ka käivad koos ja kasvavad siis ja kasvatavad üksteist ka usuliselt vaimselt. Ja ma olen kolmas üks oluline, võib-olla raske öelda, aga kindlasti on vaja ka väljapoole suunatust.
sest kui me ise ainult koos käime, naudime seda meeldivat seltskonda siin ainult omavahel, siis see on nagu noh, natukene nagu seisev vesi, mis mingil hetkel võib minna roiskuma ja rikki ja pole tast kasu, pole elu enam. Et peame ka suutma sellistena, nagu me oleme, ka väljapoole minna, leida omale uusi ka liikmeid, uusi sõpru, häid tuttavaid. Et missioonid tegema igal rindel, igal vähegi võimalusel, kõik peavad otsene olema, tahame kedagi pöörama, nööbist keerama kuskil. Vaid ka kutsume lihtsalt kedagi kuskil mingi meie üritusele, et tule kaasa, nagu on tore olla, et äkki tahad ka olla lihtsalt, et ei pea ju otseselt tulema. Ja avastab inimene enda jaoks selle koha. Et ka ise oma pereliikmed, oma häid tuttavaid meelitada aeg-ajalt võib-olla kaasa tulema mõnele üritusele, kas või selle aia üritusele, ei pea alati ka siia tulema näiteks. Ja noh, selle väljapoole suunatusega kindlasti läheb kokku ka isiklik selline eeskuju ja veendumus ikkagi, et ise peame ka reaalselt elama seda usku, mida usume, mida siin levitame, kuulutame. Inimesed loevad enamasti sagedamini meie hoiakutest ja tegudest. Et see on nende jaoks evangeelium, eriti nende jaoks, kes ei taha seda sõna otseselt isegi kuulda otseselt. Aga nad näevad võib-olla meie hoiaku, meie elu korralduse, meie käitumise järgi, et nendes on midagi teistmoodi erilist, mida tema ka võib-olla tahaks saada omandada. Ja siis tekib selline ka ettevaatlik huvi ja soov võib-olla ka liituda. Et ka väljapoole suunatus võib-olla sellised sammud, et kui need niimoodi annaks kuidagi kirjeldada. Ja loomulikult kui selle taga peaks olema ka ikkagi ka siin üks suur visioon. Et isegi kui tundub hetkel, et midagi sellest tulemisest päriselt ei näe, aga kui me tahame olla ja saada iseseisvas koguduseks, siis me peame olema ka selle visioon. Et me peame seda tõesti tahtma ja silmas pidama. Ja mitte lihtsalt formaalselt võib-olla rahulduma sellega, et oleme, noh, nagu oleme, eks ole, mingisugune väikene selline osakogudus või. Ja et peame uskuma sellesse ise, sellesse visiooni. Ka palvetama selle visiooni pärast, et see teostuks. Et meil oleks oma kirik päris näiteks. Et hetkel me ei näe võib-olla seda, pakkuda see on kohti. Meid on vähe, eks ole, palju, kes seda jõuab tundub. Aga see usk sellesse visiooni. Visioon ongi see, et tekiks oma kogudus, lõpuks oma kirikuga kogudus. Ja see oleks see ideaal, kuhu poole pürgida. Ja need muud asjad, muud sammud peaksid olema nagu sammud selle visiooni poole, selle teostumise poole, et see õnnestuks. Et võivad olla väikesed sammud, ükshaaval väikesed sammud, vahel ka võivad mõned hetked ka väga õnnestunud olla, et saate suurt sammudega edasi minna. Kaido, ma küsin vahele, et no ma ei tea, kui palju sa oled siin Lasnamäel ringi juba vaadanud, et mis sinu arvates oleks sobiv koht kirikule siin Lasnamäel? Me Kirstiga sõitsime ühel päeval ringi ja ma pean tunnistama seda, et ma ise Lasnamäega väga palju kokku pole puutunud, ainult politseireidide ajal valdavalt ja vahel mõne tuttava juures käinud. Mul olid sugulased elasid siin ja nii fragmentaarselt ja ka mõnes osas. Aga siin ma saan nüüd ka aru ikka, kui suur Lasnamäe tegelikult ikka päriselt on ja kui areneb suurus ta praegu on. Et neid asumeid tekib järjest riburada pidi juurde. Aga mul selle sõiduga ausalt tegi uus omapärane mõte veel tegelikult ka jälle selle osas selle võib-olla visiooniga. Et see on seotud selle asukohaga võib-olla. Et tegelikult tuli jutuks ka see asi, et ega ka ju Pirita linnaosal endal ka oma kirikut ei ole. Ja samas me oleme nii kõrvuti. Et piirkonnad lähevad ka kohati kokku.
et miks mitte püüda näiteks, noh, see selline uitmõte oli, see ei pea üldse olema see õige mõte, aga see uitmõte oli, mis nagu tuli, et äkki võiks olla nagu see nagu, mis ühendas kahte linna osa, see enam, et ütleme, Lasnamäel elab suuremas osas ju venekeelne elanikkond. Ja praegu ega me see usuline olukord ka väga hirmus hiilgav ei ole. Et inimesed on siiski suhteliselt võõrad sellele ja nii väga asja omaks ei võta. Kui seda konteksti nagu arvestada, et miks mitte siis võiks võtta ka sinna visiooni juurde see, et ühendav selline kogudus leida ja ka asukoht siis võiks olla selle piiri lähedal kuskil. Ja see oligi see, et see asukoht, mida sa mulle näitasid, see oligi ju selle piiri lähedal tegelikult. Et selles mõttes ta võiks ju sobida täiesti selleks. Et sealt saaksid mõlemalt poolt käia inimesed. Et ja asukoha poolest Lasnamäe sobib ka paremini, kuna ta mäe peal ikkagi ja paistab kaugemale. Aga noh, me peame hoolt kandma eelkõige nende eest, kes soovivad nagu oma meie Luteri kirikus nagu siis oma usku realiseerida. Ja samas vist nendes uus asumites on ka eestikeelset rahvast on rohkem, tundub. Ma päris statistikat ei oma selle kohta, aga mul on siit-sealt nagu, et ja see on ka nüüd asumitega, me peame ka nagu selle asukohaga püüdma arvestada, et kuhu need arenevad ja liiguvad. Olen abielus, nüüd sellel aastal peaks saama, ma mõtlen kohe, sel aastal peaks 19 aastat saama abielus, siis olekut. Olen abielus Kerstiga, kes on ka siis kiriku töötegija. Ta on organist, koorijuht ja õpetab Usuteaduse Instituudis, siis on kirikumuusika osakonna juhataja. Ja meil on peres 3 last. Vanem on poeg, hetkel 16-aastane, septembris saab 17. Siis on 2 tütart. Vanem tütar on hetkel veel 14 ja saab nüüd juulikuus juba 15. Ja kõige väiksem on siis hetkel 12-aastane ja saab sügisel 13. Ja kõik nad siis õpivad Vanalinna hariduskolleegiumis ja kõik on enamal vähemal määral ka muusikainimesed. Et on õppinud või õpivad mingit pilli ja laulavad ka. Mina nii musikaalne ei ole. Et ma loodan, et lastes on minult on mõned muud paremad asjad võib-olla. jah, et selles osas minu panus suur ei ole. No, kodus oleme olnud, meil regulaarselt olnud söögipalvet. Ikka oleme laulnud seda enamasti, kuna kõik on kangesti musikaalsed. Nad on käinud ka siis pühapäevakoolis kõik. Vanemlapsed poeg ja siis vanem tütar, nemad juba pühapäevakoolis enam ei käi, kuna nad on vanuseliselt natuke välja kasvanud juba. Noorem käib seal edasi veel. Nii. Kõik nad käivad ka Vanalinna hariduskolleegiumis, et ka seal neil olid usuõpetuse tunnid. Ja ka need suuremad teenistused või suuremad pühad, kooli aastapäev on Mihklipäeval näiteks, on kirikus on teenistus, jõulupäeval on ka teenistus ka muudel aegadel. Et südamesse väga otseselt ei näe, aga me oleme püüdnud vähemalt sellise keskkonda need nagu asetada ja nad teavad, mis need asjad on. Poja kohta ma võin öelda natuke kindlamalt juba, et ta osaleb üsnagi aktiivselt kristliku sellise bändi võib-olla tegevuses ka. Ja ta käib valdavalt praegu siin teiste oma tuttavatega selles 3D koguduses või kogukonnas.
et käib regulaarselt seal ja on osalenud aeg-ajalt ka Nõmmel baptisti koguduses seal nende meeste palve hommikutel. Et teistel ma usun ka mõjud on olemas, kuigi sellist suuremat võib-olla huvi nii väga hetkel pole märganud, on puberteedis mul ka praegu seal parajasti. Selline keeruline ka eneseleidmise, eneseotsingute aeg. Aga poja kohta mul üks tore lugu veel ka rääkida väiksest põlvest, väiksest peast. Et siin me elasime veel korteris Tallinnas Tammsaare teel, 2-toaline korter oli. Meil siin nurgadiivan seal niimoodi. Ja siis ma sellel kaplanina käisin aeg-ajalt ikkagi ka asendamas pühapäevade kirikus. Ja poeg oli meil juba olemas ja tema käis meiega kaasas selles, ta nägi ikka mind ka mõned korrad seal altaris teenimas. Ja see oli naljakas siis, kui tulen tuppa ja meil on see pianino, klaveri klahvikate on selline roheline riie klahvide peal selline. Ja vaatan, ta seal nurgadiivani nurgas on selle klaveri selle katte omale kaela pannud nagu stoola ja siis seal nurgas kummatab ja pobiseb seal midagi. Seal ka jorutab selle. See oli naljakas vaadata, mul on nii kahju, et ma seda videosse ei saanud võtta, et siis hetkel ei olnud ja siis juba oli olukord lõppenud. Naljakas. Aga mis tast nagu tulevikus saab, ei tea niimoodi, et läheb keegi seda sama teed pidi otseselt, ei tea. Noorem arvatavasti üks tema teed on muusikatee tõenäoliselt, aga ka ta kokkab päris hästi tegelikult ja aga ja mõjutada see mõttes, keda kui osad sundida nagu sisse, ninapidi nagu kassipoega sisse suruda ei saa päriselt. Ja see võib pigem tekitab nagu vastumeelsust või tõrkeid ja see võib pärast kaua aega need tõrked kesta. Mul on paari perekonnaga kokku puutunud, kelle vanemad on ka päris tõised kristlased olnud ja sellist suuremat sundust nagu rakendanud. Ja nendel on probleeme natukene olnud hiljem, mõnel nendest. Mõni on võtnud selle ilusasti omaks, pole probleem. Aga mõned on tundnud selle sundust ja pärast on mingid tõrge tekkinud selle koha pealt. See võib ka harjumuseks saada, et minu enda kogemusest rääkides, siis minule õpetas vanaema palvetamise. Ja see ütleks, et alguses ma nagu sellel nagu ei mõelnud nii väga, aga see sai harjumuseks. Et nagu kui midagi juhtus su elus, siis nagu ma ei tea, mul oli nagu automaatne nagu kohe nagu selline reaktsioon palvetada, et kõik hästi läheks. Et siis palutasin nagu Jumala poole, et aitäh. Ja mõnedel korral, kus meil sellised vastutusrikkamad asjad on olnud, et oleme näiteks perega läinud reisile koos, et siis ka enne seda oleme sellise väikse ühispalvuse nagu teinud. Nad teavad seda ja ma loen regulaarselt ka kodus, ka ise loen ka piiblit, vaatan neid kirikukalendri kirjakohti ja loosungite raamatomi ja näevad mind tegemas seda kogu aeg seal, teavad, ma seda teen. Et otseselt meil kodus nagu sellist nagu palveõhtut, kui sellist otseselt ei ole. Aga me oleme laulnud laule vahel ja söögipalved, eks ole, need on nagu regulaarselt olnud. Et kogu aeg püüdnud selles mõju väljas neid nagu hoida. Et nad seda tajuksid ja mingi hetkel hakkab küll ka aeg tõsisemalt ja kellel ühel hetkel, kellel hiljem, et praegu on puberteet ja see on niisugune keeruline aeg ka natukene. Et vahel uksed pauguvad ja ka isegi näppusid näidatakse ja juhtub ka seda vahel. See on kõik normaalne selle jaoks. Absoluutselt. Ja teisel hetkel on see, et ta võib olla see samane, kes seda alles tegi ja paugutades läks või näppu näitas, et tuleb ja paneb pea sulle õla peale see järgmisel hetkel kohe ja täiesti diametraalselt teine situatsioon. Hästi tore lugu jälle, ma räägin mu tütrest võib-olla korra, et sellest keskmisest lapsest. Et oli selline asi, et ta läks ühte laagrisse Lõuna-Eestisse, aga mina ei saanud teda viia ja ta pidi ühe oma sõbranna siis emaga sinna minema. Ja meie kohtumispaik oli siin kesklinnas bussijaama juures. Aga enne sinna teda viies me läksime omavahel natukene raksu. Ja ta sai ikka korralikult, minu peale süda täis. Aeg-ajalt ütleb mulle ka, et sa oled eelajalooline ja selline
vanamoodi ja nii edasi ja siis ütles mulle, et ma olen eerajalooline melon. Kus ta selle võttis, ma ei tea, selle väljendi. Mulle tegi see kohutavalt nalja. Eerajalooline melon. Ja siis ta jõudis laagrisse. Ja siis ma saatsin talle sõnumi, küsisin, kuidas sa kohale jõudsid ja et no kõik on korras ja niimoodi ja siis kirjutasin sellele sõnumile alla. Eerajalooline melon. Natuke see pärast tuli vastus, et kõik on korras, kõik on hästi ja allkiri oli meloni tütar. See iseloomustab suhteid võib-olla ka natukene. See iseloomustab ju tütart ka väga hästi, et küljest tal on väga hästi säilinud huumorimeel. Et huumorimeel, ta on suke suhteliselt selline tugev iseloom iseenesest ja selline emotsionaalne. Aga see näitab aeg ole kõik korras, et huumor on ka et mina vihastan selle, ma ei saa oluline selle peale, mul ei olnud probleem see, et ja huumorimeel on ka ja see on oluline, tähendab just nimelt, et ja ma arvan, et ka vaimulikus töös on hästi oluline, tähendab, et seal võib ka väga palju tulla sellist, ka solvavat või alandavat hoiakut vahel. Et sa pead suutma sellest ka nagu üle olla ja vajaduse korral ka seda nagu huumoriga võtta. Et kannatlik olema selles suhtes. Ja kõik on nägema ka see asja helgemat poolt või nii öelda. Siis vahel sa tunned ise ka abitust, et tahaks nagu kuidagi neid nagu rohkem mõjutada või suunata, aga sa ei saa päriselt jõuga ka neid keerama hakata, pead keerama hakkama kuskile suunas, vaid pead leppima sellega, et nemad kasvavad ise, omandavad ise oma need ka kogemused, ka teevad oma pead ära. Mis mina saan teha, võib-olla näidata, et ma ise olen selle asja sees ja eest palvetada nende eest.